Tere! Mina olen Anette. Ja mina olen Gerret. Kevadkuu saates toome teieni meeleolukaid hetki kirevast koolielust, suurepäraseid saavutusi aineolümpiaadidelt ja spordist ning meenutusi toredast emakeelepäevast. Seega huvitavaid teemasid jagub küllaga. Haridusamet kuulutas märtsi suhtluskuuks. Suhtlemine ei vaja tõlki, vaid südant. Suhtlus ühendab meid. Nüüd kõigest lähemalt. Öeldakse, et muusika on maailmakeel. Muusikaga siis alustamegi. Küla kuuleb, et ma lõpen küla kuuleb. Et mina lõppen, ise mina arvan, et vastakal, ise mina arvan, et vastakal, ise mina arvan. Toome teieni meenutusi emakeelepäevast, mida kooliperele korraldas 10. C. Tegevust jätkus nii suurtele kui väikestele. Masti õppimiseks. Mina HI-d ei kasuta, kuid olen märganud, et kui ma vaatan YouTube'is multifilme, hakkab televiisor mulle valikusse pakkuma sarnaseid multifilme. Vahel ma mõtlen, et kuidas saab ta aru, et mulle meeldivad just selleteemalised multifilmid. Ma õpin muusikakoolis trompetit mängima, aga selles ei saa AI mind kunagi aidata, sest harjutama pean ma ise ja saan niimoodi palju osavamaks. Seega meeldib mulle, sest seda tehes tunnen, et olen ise midagi saavutanud. Väga emotsionaalne oli kohtumine kirjanik Kristiina Ehiniga. Sündmuse juhtideks ja intervjueerijateks olid Anette Pärnits 10. C-st ja Rasmus Kolts 11. B-klassist. Tore oli kuulata luulet autori enda esituses. Põnevust tekitas ka lastekirjanduse teemaline Kahoot noorematele koolikaaslastele. Jätkame taas muusika teemal. Meie andekad muusikud on pälvinud kõrgeid tunnustusi erinevatel konkurssidelt. Näiteks üle-eestiliselt poiste solistide võistlulaulmiselt. Samuti konkursilt parim noor instrumentalist 2026 nii kitarri kui akordioni mängus ning üleriigiliselt noorte pianistide konkursilt. Kulddiplomid toodi ära ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias toimunud üleriigiliselt muusikaolümpiaadilt. Põhikooli õpilastele andsid kontserti ERSO muusikud kui ka Raami kvartett, kes esitasid tuntud lauljate loomingut, seekord aga hoopis kaasaegses seades. Elu vaja, mul on su elu vaja, mul on su hinge vaja, sinu ilu vaja, sinu rahu vaja. Märtsikuusse mahtus suur hulk mõõduvõtmisi ka teistelt aineolümpiaadidelt. Eriline kuu suurepäraste saavutuste poolest, sest esikolmiku kohti jagus nii piirkondlikel, üleriigilistel kui ka rahvusvahelisel tasemel. Millest alustame? Heidame pilgu ja vaatame üle, kui tulemuslikud oleme olnud võõrkeelte valdkonnas. Silma paistsime kõrgete tulemuste poolest just nimelt üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorudes, inglise keeles, prantsuse keeles. Tublid abituriendid saavad eri tingimustel asuda õppima Tartu või Tallinna ülikooli. Vene keele ainevõistlustel olid edukad Alissia Viismaa 8. D-st ja Mark Ilves 8. B-klassist. Emakeeleolümpiaadil esines hästi 10. A-klassi õpilane Emily Paulus.
Tänavune teema oli tekstist sünnib tähendus. 3. järgu diplomid kinnitavad väga häid teadmisi gümnaasiumiõpilastel matemaatika olümpiaadilt. Tublilt võistlesid ka teise kooliastme arvutajad, noored matemaatikahuvilised. Kõrgeid kohti saavutasid meie kooli õpilased kõikides ainetes. Filosoofias, majanduses, ajaloos, informaatikas, loodusainetes. Populaarne on ka nutisport. Nüüd aga saavutus rahvusvaheliselt areenilt. Nimelt, meie kooli 3-liikmeline võistkond saavutas Rootsis toimunud rahvusvahelisel küberturbevõistluses Säkertes SM Balti riikide arvestuses 1. koha ning üldarvestuses väärika 6. koha. Osales 24 võistkonda 9 riigist. Võimas. Suurepäraseid tulemusi on nii palju, et neid ei jõua ette lugedagi. Pole hullu. Kõik on kirjas kooli kodulehe saavutuste rubriigis. Lugege ja veenduge ise, kui tublid ja sügavate teadmistega on meie armsad koolikaaslased, millega me jätkame. Meie ettevõtlikud noored ja õpilasfirmad korraldasid heategevuslaada, et toetada lumega Kiosepit. Tere! Täna oleme jõudnud Tallinna 21. kooli õpilasfirmade laadale. Lähme vaatame, millised tegusad õpilasfirmad meil täna kohal on. Esimesena oleme siit õpilasfirmade laadalt üles läinud õpilasfirma Limi. Kirjeldage ennast paari sõnaga ja kust tuli teie algne idee? Tere, meie oleme siis õpilasfirma Limi ja toodame riideid reguleerivat liimi. Ja täitsa see idee tuligi enda omast murest. Siis kas oma toodet või õpilasfirmat ühe sõnaga kirjeldama, siis mis oleks? Kindlasti roosa. Super, aitäh! Nii, oleme leidnud üles Ärki ja nüüd palume teil ennast paari sõnaga tutvustada. Tere, meie oleme õpilasfirma Ärk. Meie toodame ergutava toimega lõhnapulki, mis siis äratavad sind seda nuusutades. Meil on 2 lõhna, meil on tsitra ja priis. Milline oli teie algne idee ja kas see on kuidagi ajas muutunud ka? Algne idee oligi siis õpilasi alguses mõtlesime endale kõigepealt, et nagu tunnis oleks ärkvel või nii, aga siis tuli välja, et seda saab ka palju laialdasemalt kasutada näiteks autoroolis ja mingi õhtul hiliseid kodutöid tehes. Ja siis teie meeskonna puhul, mis on need tugevad küljed või kuidas teie meeskond siis nagu tugev on? Ma arvan, et me oleme hästi kokkuhoidvad ja saame sellega kiirelt kõik probleemid lahendatud, et on hea suhtlus omavahel. Selge, aitäh! Nüüd oleme leidnud siit üles rahapesu. Tutvustage ennast paari sõnaga. Tervist, meie oleme õpilasfirma Rahapesu. Meie tooteks on siis käsitööseep, millel on omakorda rahaline auhind ning kõige suurem auhind on 50 €. Nii et tulge ostma rahvas. Ja meil on veel website ka, kus saab isegi natukene odavamalt, kui siin need hinnad on. Seega tulge ostma. Kust selline idee tuli teil? Sellest võib rääkida lähemalt Remi teile. Ja idee on natuke võetud USA-st, kus on siis sarnane seep. Ja siis natuke varastasime nende ideed ja tegime sellest õpilasfirma siis siin Eestis. Kuidas teil meeskonnatöö sujunud on kogu selle projekti vältel? Ei no, kõik on super hästi läinud, et nagu mingid tülisid ei ole, on ju, meil on kõik nagu asjad ära jaotatud täpselt, mis peab tegema. Ja siis näiteks laotajad ka, et nagu kõik ei ole alati kohal, aga siis 2 nagu inimest on vähemalt, et meil on nagu see kindlalt paika pandud, et nagu üksinda ei ole keegi. Väga tore kuulda, aitäh teile! No nii, nüüd oleme leidnud õpilasfirma Vilki, et tutvustage ennast natuke. Õpilasfirma Vilk teeme siis vanast lauahõbedast ehteid, kõrvarõngaid, sõrmuseid, käevarusid, lipsunõelasid ja üritamegi siis anda vanadele tarbesemetele uue hingamise. Väga tore. Aga kuidas selline idee tuli, et selliste asjadega tegelema hakata ja kust te neid üliilusaid lusikaid ja kahvleid ja kõike leiate? Kõiki neid lusika jäänuseid me siis ostame tavaliselt erinevatest taaskasutuspoodidest ja mingitest sihukestest
vana kauba mingitest poodidest ja kus see mõte tuli, oli see, et tegelikult see ei ole jalgratta leiutamine, et seda varem ka tehtud, aga meie tahtsimegi läheneda nagu just selle poole pealt, et nulljäätmed, ehk siis meie kasutame nagu terve lusika ära, ehk siis mitte ühtegi niisugust jääki siis ei jää alles, et siis teeme taaskasutust jätkusuutlikult. Väga tore, suur aitäh teile! Huvi ja põnevust tekitas kohviga postkaartide maalimine 7. klasside kunstitundides. Vaatame hetkeks. Heidame pilgu veel tehtule ehk projektipäev pildis. Au sees oli koosõppimine, ainetevaheline lõiming, praktiline tegevus. See kõik toetab õpirõõmu. Toome teieni mõned käsitletud teemad. Matemaatika spordis ja meie ümber, kuidas taltsutada raamatut, keskkond ja ökosüsteem, teadus ja keel, laborist esitluseni ja palju muud. Esmaseid teadmisi ja mõtteainet finantskirjaoskusest ja investeerimisest said 11. klasside õpilased aktiivselt tegutsevalt investorilt, kelleks seekord oli Lev Tolgatsjov. Ma ise olen ettevõtja ja mina siiralt usun, et ettevõtlus on kindlasti kõige kiirem viis üldjuhul jõukuseni ja mul on väga palju sõpru, tuttavaid ja mis ma panin tähele, mul on elus on väga palju erinevaid hoobisid ja ma panin tähele, et kui mõni hobi on mis siin salata, mõned on hästi kulukad. Näiteks ma sõitsin mõned ajad ringrajal võidnud spordautodega, ja see ei ole üldse odav lõbu. Sa pead pidevalt treffe osta, pidurid otsa ja nii edasi. Ja siis mõned teised hobid on klassilised, mis vajavad võib-olla kõige rohkem raha kui mõned teised ja siis ma panin tähele, et mida kallim on hobi, seda rohkem on ettevõtjaid nende hulgas, kes sellega tegelevad. Ja seda vähem on inimesi, kes teevad ainult poolde tööd. Teema käsitlemine jätkub juba 6. aprillil, siis juba uue lektoriga. Nüüd anname sõna sporditoimetusele. Grete, palun. Alustame lauatennisega. Tallinna koolinoorte meistrivõistlustel selgitati tihedas konkurentsis välja parimad nii individuaalselt kui ka võistkondlikult. Esimese koha saavutas Norman Priishalm 5. B-klassist ja 3. koha gümnaasiumi noormeeste arvestuses Jan Genet Tooming 12. aast. Kesklinna koolide vahelisel rahvastepalliturniiril saavutas 3. ja 4. klasside tiim esikoha, edestades Kadrioru Saksa gümnaasiumi ja Vanalinna hariduskolleegiumi võistkondi. Murdmaasuusatamise meistrivõistlustel saavutas gümnaasiumite arvestuses esimese koha Susan Sarapuu 10. aast ja teise koha põhikoolide arvestuses Marta Järviste 6. B-st. Parim tulemus ja karikavõit tuli põhikooli tütarlaste teatesuusatamisest. Koolinoorte spordimängude meistrivõistlustel 3x3 korvpallis saavutas teise koha ja kaela hõbemedalid meie tubli 6. ja 7. klasside meeskond. Spordiuudiste lõpetuseks kõrged kohad ülemaailmselt mäesuusatamise alpifestivalilt Norras, kus 4. B-klassi õpilane Hugo Priisalu saavutas U11 vanusegrupis esimese koha slaalomis ja 4. koha ülisuurslaalomis. Soovime õnne kõigile sportlastele, nende juhendajatele, õpetajatele ja treeneritele. Tänase saate lõpetame 10. C-klassi lustilise näidendiga Siin me oleme.
ma õnnetähe all ei tulnud vist ilma, seepärast paljuski pean jääma ilma. Mu elu praegune mind küll ei vääri, seepärast hinges mul vaid käärib. Ministriprouaks ma ju hästi passiks, mu mees mind hellitaks ja kutsuks kassiks. Me Viru varjetes nii tihti prassiks, et lööks vihkadedust näost plassiks. Mu abikaasaks minu toomin kätel kanda, ta tohiks olla mulle elus kindlaks toeks. Mu naerul pilk võiks talle sunnist õnne anda, mu korvi võiks ta kanda uhkelt piimapoes. Mu abikaasaks minul toomin kätel kanda, ta tohiks olla mulle elus kindlaks toeks. Mu naerul pilk võiks talle sunnist õnne anda, mu korvi võiks ta kanda uhkelt piimapoes. Kui te olete harimata mats, tantsin ma teiega kui võrdne võrdseda. jah. Kas te teadsite, et minus on säilinud liiga palju renessansi? Mida sa keskelt nõnda jäme oled? Saaksid sul muusikarühmisi ümber kinni võtta? Mind ümbritsevad tavaliselt teistsugused inimesed, teadlased, kunstnikud, lauljad. Lauljaid käib meil harva. Teate, ma tahaks teiega kakelda või hoopis kurameelda. Olete teie naljatüüp?